Hei, olete kunagi mõelnud, mis täpselt hoiab üht riiki koos? Või mis takistab võimul olejatel lihtsalt tegemast, mida iganes nad tahavad? Selles loos piilumegi Eesti demokraatia kapoti alla. Vaatame, kuidas võim on jaotatud ja miks see on meile kõigile tegelikult eluliselt oluline. Lähme kohe asja juurde. Alustame ühest põhiküsimusest, mis on inimkonda alati vaevanud. Miks kipub võim inimesi, rikkuma? Ajalugu on ju paksult täis näiteid, kus üks ainus inimene või väike grupp saab enda kätte liiga palju võimu ja tagajärjed on, ütleme ausalt, katastroofilised. Just see ongi see probleem, mida üks toimiv demokraatia üritab eos lahendada. Ja teate, vastus sellele küsimusele on tegelikult juba sajandeid vana. Prantsuse filosoof Montesquieu pani selle juba 18. sajandil kirja ja see on täna sama aktuaalne. Lihtsalt öeldes, anna inimesele võimu ja ta hakkab seda tõenäoliselt kuritarvitama. Nii lihtne see ongi. Seega on ainus lahendus luua süsteem, kus võim ise hoiab teist võimu kontrolli all. See ongi tänapäeva demokraatia, kaasa arvatud Eesti oma, täielik alustala. Aga kuidas see võimu pidurdamine siis päriselus välja näeb? Ja see toobki meid valitsemise kõige suurema väljakutse juurde. Kuidas ehitada süsteem, mis on piisavalt tugev, et riiki juhtida, aga samas ei lase võimul olijatel seda enda kasuks pöörata. Vastus on tegelikult geniaalselt lihtne põhimõte – võimude lahusus. Okei, mida see peensõna võimude lahusus siis tähendab? Kujutage ette, et riigi võim on nagu tuli. Ühest küljest ülikasulik, hoiab meid soojas ja aitab süüa teha. Aga teisest küljest see on mega ohtlik, kui see kontrolli alt väljub. Nii, selle asemel, et anda kogu see tuli ühe inimese kätte, jaotame selle 3 eraldi kontrollitud lõkke vahel. Ja neid lõkkeid valvavad täiesti erinevad grupid. Nii ei saa ükski neist kasvada metsapõlenguks. Hästi, teooria on tore, aga kuidas see siis meil siin Eestis konkreetselt toimib? Meie riigil ongi täpselt need 3 võimuharu. Mõelge neist kui 3 sambast, mis hoiavad tervet riigihoonet püsti. Kui üks neist peaks lagunema, on kogu maja ohus. Vaatame siis neid sambaid lähemalt. Siin on meie demokraatia nii-öelda joonis. Kõige lihtsam on mõelda sellest kui mängust. Esiteks, Riigikogu. Nemad on need, kes kirjutavad mängureeglid ehk siis seadused. Teiseks, Vabariigi valitsus. Nemad on meeskond, kes mängib nende reeglite järgi ja viib mängu ellu. Ja kolmandaks, kohtud. Nemad on kohtunikud, kes seisavad kõrval ja valvavad, et keegi ei teeks sohki ja et kõik mängiksid ausalt. Igalühel on oma selge roll. Ja siin on üks raudne reegel. Sa ei saa olla mitmes rollis korraga. Riigikogu liige ei saa samal ajal olla minister valitsuses. Miks? No mõelge jalgpallile. Sa ei saa ju olla korraga väljakul ründaja ja samal ajal vilistada ka vigu, eks ole. See reegel ongi selleks, et vältida huvide konflikti ja võimu koondumist ühe inimese kätte. Aga need 3 haru ei tööta kuskil eraldi mullides. Vastupidi, nad on pidevas omavahelises suhtluses ja, ütleme nii, jõukatsumises. Näiteks president saab Riigikogu seadusele öelda ei. Riigikogu saab valitsust umbusaldada ja kohtud saavad öelda, et mõni seadus on üldse põhiseadusega vastuolus ja ei kehti. See on nagu üks pidev tasakaalutants, mis tagabki, et keegi ei saa endale haarata liiga palju võimu. Okei, aga mis on see liim, mis seda kõike koos hoiab? Mis tagab, et kõik need 3 haru ka tegelikult oma rolli täidavad? Selleks on meil olemas riigi kõige tähtsam reegliraamat, põhiseadus. See on vundament, millele kogu see võimude lahususe süsteem on üles ehitatud. Põhiseadusel on tegelikult 3 suurt ja olulist ülesannet. Esiteks, see on meie riigi missiooni kirjeldus. Paneb paika, miks me riigina üldse olemas oleme. Teiseks, see on meie kõigi isiklik kaitsekilp. Seal on kirjas meie vabadused ja õigused, mida keegi, isegi riik, ei tohi niisama ära võtta. Ja kolmandaks, see on riigi kasutusjuhend, mis ütleb täpselt, kes mida teeb ja kuidas kogu see masinavärk peab töötama. Ja just sellepärast, et põhiseadus on maja vundament, ei saa seda muuta sama lihtsalt kui, ütleme, tapeeti seinal. See on meelega tehtud ülikeeruliseks. Selleks on vaja kas rahva enda luba referendumil, 2 järjestikuse parlamendi nõusolekut või siis pea täielikku üksmeelt ühes parlamendis. See on kaitsemehhanism, et ükski parasjagu võimul olev valitsus ei saaks kergekäeliselt hakata demokraatia põhireegleid enda kasuks ümber kirjutama. Nüüd, kui meil on vundament paigas, vaatame, kuidas näeb välja seaduste ja reeglite hierarhia, mis meie igapäevaelu korraldab. Kõige lihtsam on seda ette kujutada püramiidina. Selle püramiidi tipus, täiesti üksi ja kõige kõrgemal troonib põhiseadus. See on kuningas. Absoluutselt mitte ükski teine reegel, olgu see siis Riigikogu seadus või kohaliku vallavalitsuse määrus, ei tohi sellega vastuolus olla.
kui on, siis see reegel lihtsalt ei kehti. Punkt. Kohe kuningal on tema kõige olulisemad nõuandjad, rahvusvahelised lepingud ja Euroopa Liidu õigus. See tähendab seda, et kui Eesti on andnud oma sõna ja liitunud mõne rahvusvahelise kokkuleppega, siis me peame sellest ka kinni pidama, isegi kui see tähendab oma seaduste muutmist. Järgmisel, palju laiemal tasandil on Riigikogu seadused. Need on meie igapäevaelu peamised reeglid. Kõik alates sellest, kuidas me makse maksame ja millised on liiklusreeglid, kuni selleni, kuidas koolid ja haiglad töötavad. See kõik on paika pandud just nende seadustega. Ja püramiidi kõige laiema aluse moodustavad valitsuse ja kohaliku omavalitsuste ehk siis linnade ja valdade määrused ja otsused. Need on need kõige detailsemad reeglid. Näiteks Riigikogu seadus võib öelda, et omavalitsus peab tagama lastele koolikoha, aga just sinu koduvalla määrus ütleb, millisesse konkreetsesse kooli su laps läheb või mis kellani pargis tohib lärmi teha. Ja siin on üks oluline vahe, mida peaks teadma. On olemas üldised reeglid ehk üldaktid ja konkreetsed otsused ehk üksikaktid. Mõelge nii, üldakt on nagu see stopp-märk ristmikul, see kehtib alati ja kõigile autodele. Üksikakt on aga see, kui politseinik astub keset teed ja viipab just sinul peatuda. Üks on püsiv reegel, teine ühekordne korraldus. Ja nüüd jõuame kõige olulisema osani kogu selles pusles. Sinuni, kodanikuni, sest ükski süsteem, olgu see kui tahes hästi välja mõeldud, ei toimi iseenesest. Ja siin ongi kogu asja konks. See peenelt häälestatud demokraatia masinavärk ei ole mingi igiliikur. See töötab ainult siis, kui meie, kodanikud, oleme selle kütus. Kui me ei tea, kuidas see masin töötab või millised on meie õigused, siis me ei saagi märgata, kui keegi proovib seda katki teha või enda kasuks tööle panna. Hea uudis on see, et see teadmine on tegelikult kõigile paari kliki kaugusel. Riigi Teataja veebilehelt leiad absoluutselt kõik kehtivad seadused. Ja see pole lihtsalt mingi igav juriidiline tekst. See on sinu kasutusjuhend eluks Eestis. Ja see teadmine on jõud, mis aitab sul oma õiguste eest seista. Sest nagu öeldakse, seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. Ja selle mõttega ma teid täna jätangi. Küsi endalt, kas sa tunned oma õigusi piisavalt hästi, et märkada, kui keegi neist üle sõidab? Kas sa mõistad seda süsteemi piisavalt, et seda vajadusel kaitsta? Sest demokraatia ei ole pealtvaatajate sport. Selle püsimine sõltub meist igaühest. Aitäh, et kaasa mõtlesite!